õnnistatud päeva. Me kõik ootame jõule. Ma ei tea, kas teie ootate, aga kogu maailm räägib jõuluootusest, on ju? Ja meil on üks niisugune huvitav ajalugu kristlastele, et me oleme, kuskil on midagi alguse saanud, kuskil on asi toiminud ja nüüd me oleme täna siin. Ja teatud asjad on meil väga kindlad. Ja üks asi, mis on ääretult kindel, on see, et meil on tänapäeval kõigile antud võimalus omada piiblit. Kui see on olnud sinu unistustes, kui see on olnud sinu igatsus, tegelikult sa vajad piiblit, sest et me vajame seda eluks ja Jumala kartuseks, seda ütleb piibli sõna, et sa vajad seda. Ja ma kuulutan praegu, ma olen see, mis selles on öeldud, ma oman seda, mis selles on öeldud, ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt, mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Niisiis, täna on minu jutluse pealkiri, mul on 2 pealkirja, võib-olla üks täiendab teist. Üks on vastumürk ükskõiksusele ja teine pealkiri, olen juba keegi ja olen juba kuskil. Ma ei tea, kumma te, eks siis kui pärast jutlus on läbi, võib-olla siis te ütlete mulle, mis siis selleks pealkirjaks võiks siis nagu, nii et olge õnnistatud kõik, kes te olete siin ja sealpool ekraani ja me täname, et sinu tahe sünnib iga inimese elus. Oled sa kunagi mõelnud, et miks sa siin maa peal oled? No mõni ütleb, et ema, isa ja nemad mõtlesid mind välja või tegid või. Tead, nii vägevad su ema, isa ikka ka ei ole. See, et sa üldse sündida said, seal juures pidi olema ka Jumal. Nii et ei ole nii, et tead, sa oled üks niisugune inimene, sa oled nagu kirp või markkirja selle ümbriku peal või oled sa nagu kirp seina peal. Oi, minu elu on tähtsusetu. Jumal nii ei arva. Sa oled konkreetses kohas, sa oled olemas, sa oled vajalik Jumala üldises plaanis. Ma ei tea, ma nüüd tuli meelde, kunagi oli üks jõulufilm. Ma ei oska seda otsida üles niimoodi, aga ma tean, et ma olen teda näinud ja see tuli mulle nagu seoses sellega nüüd eriti, kui ma siin Soomes olin, kuidagi tuli nagu meelde. Ja see palvekoosolek, ma isegi nimetasin, see oli niimoodi, kuidas üks mees ütles, tal mingid asjad läksid nihu ja mingid rahadega ja ma ei tea perega ja siis ta ütles, miks ma üldse pidisin elama, miks ma üldse sündisin siia maailma ja mind pole üldse siia vaja. Ja siis Jumal, kujutate, tõstiski sellisesse maailma, kus teda polnud. Pole kunagi olnud. Ta näitas talle, milline oli maailm siis ja siis ta hakkas nagu Jumalaga vaidlema. Oot, aga see oli ju see ja sellel oli see ja see oli sellepärast seal ja ta ütles, aga sind ei ole ju. Sellepärast ei ole ka palju teisi asju. Sest me oleme Jumala plaanis. Ja nüüd ei tasu mõelda, et ma olen mingi väike mutter või ma olen niisugune, tigu öeldakse asendusisik. No asendusisikud on väga head isikud muideks. Teate, kui te näete, kuidas jalgpallimeeskond või ükskõik missugune võrkpall, jalgpall, meeskond töötab, osad on neist, kus istuvad hoopis, mitte ei ole mängus, vaid kuidas kutsutakse seda kohta, kus nad istuvad seal ja ootavad, et kui mängu kutsutakse. Mis see on siis nüüd? Varupink. Nüüd te olete nii kaasas muga praegu. Ei saanud üldse aru. Okei, ütleme, kui mängitakse palli, siis osa meeskonnast on ju varupingi peal, eks? Nii. Ja kui nad trenni teevad, nemad on siis ka varupingil? Ei ole. Jumal millegi pärast osadel ongi meil, et me ei ole aktiivsed, nagu öeldakse, kogu aeg, nagu ütleme, selles ekraanil, me ei ole laval kogu aeg või need näitlikud pildid, eks ole. Mina ei ole kogu see küpsetusahi, eks ole, või mis iganes, vaid see, kes on varumängija, kui treener ütleb, ütleme Jumal on see treener, ütleb nüüd, kallis varumängija, nüüd sina lähed praegu mängima ja ta läheb ja ta paneb väravad ja võidavad selle mängu. Ja täpselt niimoodi see käibki.
mina olen neid, ma olen mingi varumängija, tead. Aga trennis pead sa teistega koos trenni tegema, et ei saa lõdvaks lasta. Arvasite, saate täna vabaks? Ei saa lõdvaks lasta. Niisiis, meil on Jumala poolt ülesanne. Ja et sa ei hakkaks kõhklema ja kahtlema, ma loen sulle kohe piiblist ka ette, et see tõesti vastab tõele. Esimene kinnitus on Heebrea kiri. Heebrealastel on ilusti see kirjas ja see on 12. peatükk ja 1.–2. salm. Ja see huvitav on see, et selle pealkiri on Jumala kasvatuse eesmärgist. On ju? Nii et kuna ma tegime teiega selgeks või kinnitasime, et meie oleme nüüd siin ja me oleme olulised ja vajalikud ja sellepärast. Seepärast ka meie, kelle ümber on siin suur pilv tunnistajaid. Näete mõnda siin või? Kas te näete, kui palju siin on tunnistajaid või? Inglid on kindlasti ja tegelikult me ei oska öelda, võib-olla tõesti isegi need suurt tunnistajate hulk, võib-olla meie elu on nendele väga suur tunnistus. Me ei tea, kui palju neid on siin meie kõrval. Lähme siit edasi. Nii suur pilv tunnistajad, pange maha kõik koormav ja patt. Tead, kui huvitav, ta on pannud siia sõnasse 2 asja, koormav ja patt. Eks? Oi, koormav, ma olen ju nii auline, ma kannan koormaid. Ma olen nagu veoobune, ma olen nagu eesel, ma hästi palju kannan. Ära tee siis seda enam, ära ole eesel. Kantsid ära, pane koormad maha. Eesel ei kanna kogu aeg koormaid. On ju? Obune ei suuda ka kogu aeg kanda oma ratsanikku ööd ja päevad. Ta peab ka vahepeal puhkama. Nii et täpselt samamoodi sina. Siin on huvitav vahest, kui sa Jumala sõnad niimoodi lööd, kõik koormav ja patt. Nagu ühe pulga peal oleks kohe. Mina olen lugenud koormav patt. Aga nüüd on jaa vahel. On ju jaa vahel, eks ole? Ennem ei olnud seda. Ennem ei olnud, selge. Nii hõlpsasti takerdab meid, koormad takerdavad meid, patt takerdab meid. Jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Sul on see ülesanne, jookse oma sulle määratud võidujooksu. Sul ei ole vaja joosta Reinu võidujooksu, sa jookse enda võidujooksu. Eks? Võib-olla võid ennast mööda joosta, ma ei tea, kuidas su võhm on, aga siis vaadakem üles, kelle poole? Jeesusele, kes on usu alustaja ja täide saatja. Ta ei ole ainult alustas ja jättis poole, tead, jäi nagu jäi, algus on tehtud, teised vaatavad. Ei, ta on selle täide saatnud kõik, mis ta alustas. Kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Nüüd sa tead, kes on meie usu alustaja, eks ju? Siin on kirjas, mina ei ole seda öelnud. See on selge fakt. Kui siin midagi koormab, kui sul on mingi patt, pane see kõrvale, jookse edasi. Kui sa oled vana kristlane küllaltki, meie, kes siin kohapeal oleme küllaltki pikka aega käinud koos Jumalaga ja ikka vahest juhtub mingid asju, mida Jumala vaim hakkab äkki meie ellu ilmutama, miks ma seda varem ei teadnud? Niisugune tunne, nagu ma oleks mingi, aga tead, minule alles hiljuti, ma mäletan, oli mingi fakt, mis ma siin, ma mõtlen palvekam, ma tavaliselt räägin nendest tunnistustest, aga miks ma varem seda ei teadnud? Jumal ütleb, aga sa ei olnud varem võimeline sellest niimoodi aru saama, nagu mina seda oleksin tahtnud, et sa aru saaksid. Niisiis, läheme Jumalaga kaasa, mitte jälle üks asi, mida jälle ma pean seda teist kolmandat tegema. Ei, ära võtta seda, kui, nagu öeldakse, sa võtad justkui selle vana asja, mis sul oli kunagi maha pandud, nüüd võtad uuesti. Aga äkki mingi asja suhtes, mingi nüanss, kui Jumal selle juba üles õhutas, no tee siis ära. Mis iganes tee või palu või tee meeleparandust. Nii, järgmine kirjakoht, mida ma tahaks teile kinnituseks lugeda, on 2. Peetruse kiri. Teise on paar lehte, lähed edasi, need, kellel on raamatupiiblit, kellel on see teine piibel, siis see peab lihtsalt lööma sisse 2. Peetruse 1 ja loen 3. salmist. Kuna ta on siis, me tegime selgeks, et tema on meid kutsunud, tegime selgeks, tema alustas selle usu, tema seda on hakanud säilitama, tema on selle korraldanud, nüüd tema jumalik vägi
on meile kinkinud kõik, mis on vajalik. Milleks? Eluks ja vagaduseks. No võib teise sõna pühaduseks või sõna kuulelikkuseks. Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Meil on väga oluline teadmine, et me tunneme Jumalat. Me tunneme tema poega Jeesust. Me tunneme püha vaimu. Meil on isiklik tundmine, meil on suhe. Sel viisil on meile kingitud. No mis meile kingitud siis on? Sa arvasid, et sul ei olegi kingitusi või? Ta ütleb siin, sulle on kingitud. Sa ei ole pidanud selle eest raha maksma. See on sulle kingitud. Kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailma himude tõttu ja saada jumaliku loomuse osaliseks. Siis see koormav ja patt, anna ära need. Ei pea nende kõigega jooksma edasi. Nii et meil on antud isegi kõiksugused kingitused, suurid tõotused, mis kõik on meil antud. Aga nüüd ma tahan, et sa läheksid selle sama Peetruse kirjaga salmidesse 10 ja 11. Seepärast, vennad ja õed, olge veelgi innukamad, kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata teie. Sa liigud, me tihti, ei tea, mis on meie visioon, ei tea, mis on sinu kutsumine. Kuidas? Sa oled ju Jumala poeg ja tütar, sa esindad Jumala kuningriiki. Lisaks mõned on veel, kes on õpetajad, ülistajad, mis iganes, võib-olla on mõned teenimisametis erinevates. Olge innukad. Ja mitte ainult innukad, vaid siin on sõnas veelgi innukamad. Kindlustama oma kutsumist. Sinu asi on teha seda, et sa arened, et sa arendad ennast. Sul on kutsumine. Kinnita veel tugevamalt, sa said teada, ma mäletan, kui kunagi meie koguduse ülistusjuht sai teada oma kutsumisest. Tal oli nii raske selle sisse astuda mitte sellepärast, et ta ei oleks väärt seda kutsumist, vaid ta kuidagi saatan niimoodi võitles temaga, et oi, sul ei tule välja, sul ei õnnestu. Tegelikult õnnestus kõik väga hästi, me olime kõik väga, aga saatan ikka tampis korralikult, aga ta on saanud suure võidu. Ja ma tean, kui näiteks praegu keegi tuleb meile kogudusse külla ja ütleb niimoodi, vau, pole ammu näiteks käinud, ütleb, vau, kus on võidmine, see paistab kohe välja. Inimesed näevad seda arengut, ma räägin sinust. Eks ole meie ülistusjuhis, et see paistab välja. Vaata, kui sa iga päev, me oleme nii harjunud, eks? Nii harjunud iga päev. Aga keegi, kes tuleb ja näeb, vau, keegi tuleb siia ja ütleb, millal sa mängima hakkasid kitarri? Ma kunagi mäletan, sul ei olnud mingit kitarri käes. Kas see on sulle õnnistuseks või koormaks, et sa kitarri mängid? Õnnistuseks. Näed, õnnistuseks. Nii et tegelikult kinnitame veelgi enam seda kutsumist. Sul on ande antud, Jumal on helde, annab ande juurde. Sul on vaja ande, küsi tema käest. Ta ütleb, kui sul on puudu tarkusest, küsi. Tead, kuidas mulle vahest nii meeldib, kuidas Jumala sõna teeb asjad selgeks. Oi, mis nüüd mina hakkan nüüd tarkust küsima. Hea, kui ma suudan minna poest leiba saia ostma ja jään oma kuu lõpus ikka pluss ja oma rahadega. Sa jurad, missugune madal enese hinnang. See on muidugi hea, et sa tuled väga hästi kuu lõpuni välja, aga see ei ole sinu elu kogu eksistents ja mõte. Teada, ma ütlen sulle ausalt, kui sinu elu seisab selles, et ainult poes käia, siis see ei rahulda sind. On ju, see ei rahulda. Me hakkame varsti otsima, mis mu elul üldse mõtet on ja pean ma siin üldse elama ja kui mõni veel ütleb, et oi, näe, ma pole lapsi ka sünnitanud, siis pole üldse mu elu midagi väärt. Täiesti jabur. Täiesti jabur. Jumal ütleb, see, kes pole lapsi ise sünnitanud, mehed muidugi ei sünnitagi neid, et siis seda siin pole üldse, aga nad on osalised olnud, siis ta ütleb, et sul saab olema vaimulikke lapsi hoopis rohkem kui sellel, kes on füüsilise lapsi. Tead, minu meelest see Piibel on üks üüratult arukas raamat. Ta mitte kedagi ei alaväärista, kedagi ei alanda, vaid ta tõesti kinnitab sulle, et sa oled väärtuslik. Sa oled tema jaoks tõesti nagu briljant. Ja võtan nüüd Efesuse kirja lahti
Efesuse kirjas on meile väga imeline kinnitus jälle, mis tema on ja mis ta meie jaoks on teinud. Nii et ma tahan, et me kõigepealt seisaksime selle, nagu öeldakse, kinnitatud vundamendi peale, et ma lähen tänase jutlusega siis edasi. Nii, 4. Efeslaste 2:4. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt. Mõni ütleb, minu on Jumal vist ära unustanud. Piiblis ei räägita sellest, et ta oleks mitte ühtegi oma last ei ole ta ära unustanud. Ta on rikas halastuselt, ta halastab. No mõni ütleb, oi, ma ei ole väärt, et Jumal mind halastaks. Ma just kuulsin ühe tunnistuse, kuidas Venemaal kiusati taga Jumala sulaseid ja määrati kuskile Siberi taha kolkasse üks mees, kes oli kristlane ja teenis Jumalat ja palvetas inimeste eest aga kuidagi need, kuidas nende kohta öeldakse meil, need parteijuhid, siuke tunne, et kuidas saab üks inimene sulle nii pinda käia, et nad lausa ootasid ta surma. Ta oli ometigi vangis. Ja tead, lõpuks oli niimoodi, et nad olid see mingi partei, valitsus, ma ei tea, oli sellise otsuse vastu võtnud, et see mees tuleb sõna otses mõttes, ta oli nii tuberkuloosis. Muudkui vindus ja vindus, teised oleks tema seal ammu surnud, see ei ela, ei sure, eks ole, et latsaretis kogu aeg. Ja kujut ette, siis lõpuks antakse ühele, kes seal oli seal vanglasse harst, mitte harst, vaid arst, siis antakse talle nagu ultimaatum. Me kas likvideerime selle töökoha sul absoluutselt või sa lõpetad selle mehe elu. Me ei viitsi enam oodata. Me tahame juba seal oma partei komitees seda anda, seda seda kuulutust, et see on läinud. Kujutad ette, miks ärritab? Kristlane, ta on vangis ka veel ja ta toimib neile ikka nagu punane lipp. Ja tead, see siis juhtuski see sama asi. Talle ta andis niisuguse koguse mürki. See mees ise näeb, vaatab talle otsa, no mis ta teha saab, kui ta on nagu praktiliselt füüsiliselt jõuetu vastu hakkama. Ja siis ta igaks juhuks, tal oli taskus veel üks ampull, ta paneb teise veel, ta ütles, et esimene doos oli juba paras härjale. Ta pani teise doosi veel. Muidugi, varsti meie organid kõik lakkasid, surigi ära, viidi surnukuuris. Ärkas ellu. Jumal neutraliseeris selle mürgi, mis ta sees oli täielikult, see oli, mõtlesin, härjadoos. Ja kuidas sellest üldse on praegu teatud või see tunnistus tuli esile? See tunnistus tuli niimoodi esile, et see naine, kes on praegu, see lugu juhtus 81. aastal, see ei ole mitte mingisugune luulu, see on konkreetne fakt, ajalugu, Venemaa ajalugu. Ja 81. aastal ta istus siis kinni ja kui sa mõtled, et mina olen ka elanud 81. aastal, ma abiellusin 83. tähendab, ma olin täiesti adekvaatne inimene, aga sel ajal Venemaal pandi veel inimesi usu pärast vangi. Ja siis see sama naine saatis mehele kirja. Ta ei teadnud, ta ütles, seal oli kirjas veel niimoodi, et ma tükk aega ei teadnud, kus te olete, ka mees pääses, siis kui ta seal ühesõnaga ärkas üles seal surnukuuris, siis külm on ju tohutu külm, eks. Ja siis selgus pärast, et ta ütles, et ta käed hakkasid, ta kopsud üldse enam, tal oli enam ei köhinud üldse. Ja siis ta nii õudsalt komistas, aga kujutad ette mingisugune vana, et seal tead, võib-olla te Belarus lõuasuus ei tukkuma jäänud. Ja siis kuuleb, keegi lõhub seal ukse taga, et laske välja, eks ole. Siis see oli kõigepealt niisugune tunne, mis toimub, mul sassi ennast maganud või. Ja kujutate, siis tuleb, läheb sõnum lahti. Kuulge, see Jumala sulane, see suregi ära. Ja siis ta istus oma aja lõpuni, siis ta sai vabaks, siis ta asutas veel mitmeid kogudusi, siis ta lapsed ja lapselapsed olid tal, mida ta kõike nägi. Naine suri ka veel vahetult siis ära, kui ta oli vanglas. No see on veel teine lugu sinna juurde. Ja siis ta on juba vana mees, kui ta saab kirja sellelt naiselt. Et tead, mina olin see arst. Ja siis ta ütlebki talle, et ma andsin sulle 2 doosi, üks oli see härjale paras ja siis teise veel topelt. Ja mind on see kogu vaevanud. Ja siis ta ütles, see Jumal, keda sa teenid. Võib-olla see Jumal on nii armuline, et anna mulle palun andeks. Kui me mõtleme, milliseid olukordi on elus ja me ei mõista vahest neid olukordi, aga kui me läheme ise nendest läbi, siis ma usun, need on rängad asjad.
mille puhul võib tekkida sihuke tõesti, et ma ei suuda enam inimesi armastada, ma ei suuda usaldada. Kuule, sa ei peagi kõiki inimesi, tead, toeta oma Jumalale. Toeta oma Jumalale. Ma ei tea, ma ei plaaninud seda tegelikult üldse praegu siin tunnistamas, aga see kuidagi tuli välja. Niisiis, 4. Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Ta on teinud meid elavaks. Kunagi mina ei olnud see, kes elas Jumalale. Ma olin täitsa Jumala vastane. Kuigi me olime surnud üleastumist, Piibel ütleb, kõik on Jumala aust jäänud ilma, kõik te olete patused, paluge, et Jumal võtaks. Tema ei ole siuke nagu saatan astub igast luugist sisse ja tuleb ja võidutseb su elus. Ei, teda tuleb paluda oma ellu. Kuigi me olime surnud üleastumises, armu läbi te olete päästetud. Ma usun, sa saad sellest sõnast armu aru, et see ei ole su tegude, su ilusa näolapi, su saleda figuuri, su paljude andide pärast või su hästi suure hulga sünnitatud laste pärast. Ma ei tea, miks mul praegu niisugune võrdlus tuli, aga siin ta tuli. Armu läbi te olete päästetud. See on tema arm, Jumala arm, mille läbi sa oled päästetud. Tema tegi meile, just lugesime, tema oli usu alustaja, tema oli selle valmistaja, jätkaja. Nii on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud millisesse olukorda? Taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Me oleme praegu juba täiesti taevalikus olukorras, sest mitte keegi teised, kes Jumalat ei tunne, kes pole kristlased, nendel ei ole seda taevalikku olukorda, taevalikku positsiooni, taevalikku eestkostet, lihtsalt ei ole. Kuigi Jumal neid armastab täpselt samaväärselt. Aga hoopis teine reegel käib Jumala laste kohta või nende kohta, kes ei ole teda palunud. Jumal valvab nende elu üle ikka. Absoluutselt. Jumal jälgib neid ikka. See on Jumala olemise suur süda ja halastus. Niisiis, mis ma siin pidin lugema, 4-10. Nii, lähme siit edasi. Et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Minu mõelest ma praegu juba nii armuline ja ma tõden niisugust suurt heldust, aga ta ütleb veel tulevastel aegadel. Me ei tea üldsegi, mis veel on tulemas. Ta ütleb oma armu võrratud rikkust. See peab olema nii suur asi, et Jumal ei räägi suu soojaks, ei tee ilusaid suuri sõnu ja pärast lähme kohale ja ütleme sealt taevast, poobik, pisike puuks ainult. Jumal, kui ütleb suur, võrratu, rikkuse au, siis see peab olema midagi sellist, mida ma ütlen, et meie inimeste sõnad ei suuda tegelikult väljendada seda, mida ta meile on valmistanud. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema, mis asi? Teos, huvitav, me oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal juba enne meile oli seadnud, et me teeksime seda. Meil on loodud, et me teeksime häid tegusid. Ei tea, kus see kurjus siis küll tulnud on siia maa peale. Siis me teame, et keegi on hästi Jumala vastu. Me teame, see on saatan, eks, täiesti töötab Jumala vastu. Aga te teate ka, et on kirjas niisugune asi Matteuse evangeeliumi 24. peatükis, salmid 12. Matteuse 24. Jah, 24-12. Kas äkki keegi loeb selle? Ma võin lugeda. Loe. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljud armastus. Ahah. Kes peab vastu lõpuni, see päästab. Just. Ülekohus võtab võimust. Mis asi on ülekohus? Kurjus, täpselt. Kurjus, ebaõiglus. Mis kõik on? Me näeme seesama mees, kes istus seal vanglas. Ta oli ainult usklik. Ta ainult õnnistas inimesi, ta palvetas inimestes ja tema arvati vanglavääriliseks. Koos poliitvangidega ja nende, ta ütles, et seal vanglas olid need, kes olid tatoveeritud, teada, mis nad olid, eks ole. Need olid mõrtsukad, roimarid, tapjad ja tema palvetaja täpselt ühe pulga peale pandud. No muidugi seal oli ka kuhu saata, eks ole, Venemaal on see suur Siber. Nii,
ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Ma lugesin ka 10. salmi, siin ta ütleb nii, ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Vaat see on ka, mis teeb meid natukene haigeks, kui keegi meid, no ütleme, ta teeb meile hingele haavu. Mõnel saab võib-olla vaim isegi haavatud selle tõttu, et teid reedetakse. Mina kujutan ette, et eks seda meestki võib-olla, sest et seal oli nagu pikemalt räägitud, kuidas ta käis isegi oma matusel, oma naise matusel niimoodi ära, et öeldi, et ära mine, nad lihtsalt tapavad su ära, sest et sa lihtsalt lähed ja seal ei pea keegi tunnistama, kas sa inimfaktorina oled alles või oled, kus iganes tänavas. Aga Jumala vaim ütles, mine. Ja ta läks, käis oma naise matusel ka niimoodi ära, et siis ta oli juba taga kiusatud, siis ta ei olnud veel vangi pandud. Nii, lähme nüüd tagasi selle juurde, kus me siis olime alguses. Ma tahan täna kinnitada seda, et kui tõesti on niisugust ülekohut, kurjust väga palju, siis kui Jumala sõna hoiatab meid, et ülekohus võtab võimust, siis paljude armastus jahtub. Oled sa tõdend seda? Kas see sõna on meil, eks ju? Kui tõesti palju ülekohut, siis tõesti armastus jahtub. Ja täna ma tahaks teiega koos avada ühte pakki. Mul on siin kotis üks pakk. Nii, vaadake nüüd. See pakk on nüüd, nagu oleks jõulupakk, eks ole ju. Mul on siia kirjutatud mõned sõnad, kellel on seda õigus avada. See, kes tunneb Jumalat, kui sul on kutsumine kristlasele. Kas meil on mõni niisugune siin? Mis on siis oli esimene? Esimene oli, tunnen Jumalat. Tunnen. Nii, sul on kutsumine. On. No me tegime tegelikult Jumala sõna ajal selgeks ka, et kõigil on kutsumine, eks ole. Sa ei saa seda eitada. Oled kristlane, no oled Kristuse järgi ja siis sa oled kristlane. Nii, tule palun siia, sa oled sama. Tule siia. Nii, annan sulle paki. Nüüd võta see pakk lahti. Sa võid üle tõmmata. Võid üle tõmmata, aga võid ka paki täitsa paberikatki teha. Pole ka probleemi. Kuidas sa teed ikka sellist paberit kätke sõna? Nii püvad sõna. Nii. Paki sees on veel pakk. No näed, näitame seda ka siia kaamerasse. Muidu on need, näe, siuke karp on siin sees. Aga siin on huvitavad sõnad peal. Aitäh, Rein. Nii et oota, anna mulle need. Nii et näed, tõesti päriselt võttis paki lahti, paelad siin, asi tehtud. Nii, ja nüüd minu pakis on niuke karp. Siin on sõna, muidugi kaameras nähakse seda vastupidiselt, tegelikult see sõna on ükskõiksus. Näed sa siin, jah? Ükskõiksus. Siis huvi puudumine. Sul ei ole üldse huvi Jumala asjade vastu. See on täitsa ükskõikne, aga ta ütleb, paljude armastus jaheneb. Tähendab, need sõnad ei ole mitte niisama kuskil peal. Apaatsus oli ka panin. Siin ma usun, et kaamerast, kes loevad, näevad seda peegelpildis, aga ei ole midagi. Ma ütlesin need sõnad üle. Niisiis, kas need kuidagi pidi puudutavad meid, kes me oleme kristlase? Kas sina oled kunagi tundnud huvipuudust Jumala vastu? Ja. Näete? Ahaa, oled sa kunagi olnud ükskõikne? Jah. Ikka, mina olen ka olnud, täitsa tunnen, vahel oli täitsa, mul on elus olnud niuke tegu ja täitsa ükskõikne kõige selles, tead, olgu see Jumala sõna, kus ta on ja tead niimoodi. Aga paar asja, mida meil on antud. Ja see on see, palvetage Jumala poole, lugege ta sõna. Ja tead, ta on luba, ja veel üks koht, ärge jätke koguduse koos käimisi. Jumal on lubanud kogudusele anda ühe erilise väe. Ta hoiab meid üksteist, nii kui öeldakse, õhutab üles seda. Kuidas ma seda tean? Teate, ma olen Piiblist lugenud. Ma usun, pärast lõpus me loeme Kolossa kirja, aga täna ma tahan alustada oma jutlust 3 unenäoga. Ma alustasin juba jutlust, aga ma jätkan siis ütleme niimoodi. Mis see nüüd oli? See oli sissejuhatus just täpselt õige. Nii et siis, et Ilmutuse raamatus, kes teab, mis on kirjas 12, peatükk 11?
võtke siis välja ja lugege ette keegi, kes esimesena leiab. Ilmutusraamatu 12, 11, 12 või loeks mõlemad kohe. Nii. Nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Seepärast rõõmustage taevad ning teie, kes neis viibite. Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde. Ta on suures vaevas, teades, et tal on aeg üürike. Aeg üürike, nii, kuradil on ikka aega vähe jäänud, tõmbleb nii hirmus, aga meie oleme millises olukorras? Sa just lugesid taevases. Huvitav, kuidas me seal olukorras saame olla? Aga Piibel ütleb nii. Me oleme nagu hoitud sellest eemal, meil on nagu taeva vaade asjadele. Ja sõna, mis oli minu jaoks täna nagu väga oluline, kui ma räägin sulle unenägudest, siis ma ei saa sulle öelda, et kuule, see unenägu oli Piiblist. Ei olnud Piiblist. Aga Jumal annab ta annab enda omadele unes ka. Ja need on tunnistused. Ja see ongi meie osa, me tunnistame oma päästmist, me tunnistame neid asju, mida Jumal on meile ilmutanud. Me tunnistame, see on Kristuse vere ja meie tunnistuse sõna läbi. Kas te saate aru, kui oluline on ka see? Ma kasutan ikka näiteid inimeste eludest, te olete ju tõdenud, et ma ikka toon näiteid. Kõike ma ei saa oma elust tuua, ma ei tea, ei jätku, mul on nii huvitav elu vist. Aga nii, siis alustan esimese unenäoga ja see esimene unenägu just räägib sellest asjast, kuidas Jumal andis kellelegi ühe selguse, ühe niisuguse unenäo selle kohta, et ta oli ühes olukorras ja olukord, mis tal oli, ta nägi ja sai sellest aru nagu unes. Nii, nüüd ma proovin tsiteerida. Ta nägi unes, et tema taga on 2 väikest teemonit, kes hoidsid kinni, et ta ei saanud edasi minna. Ta justkui liikus, nagu vaata, kui sul on vahest kuskil kinni, siis sa liigud nagu niimoodi, eks? Aga keegi hoiab tagant kinni, edasi sa otseselt ei liigu. Saite must aru, jah? Tuli teil see kujutuspilt silmad ette. Sa liigud paremale vasakule, aga edasi ei lähe ju. Aga siuke tunne, kogu aeg tammud, kus kõnnid, kus tormad. Saite? See oli see mõte, mis ma siin, nii. Ja nüüd nad varjasid endid, nii et ta tegelikult ei näinud, kes teda kinni hoidis. See, kes seal taga oli ja kes teda kinni hoidis, nagu oleks, nagu vaata autojuhid ütlevad, see oli see pime nurk, eks. No tõesti ei näinud. Ja kui sa nüüd annad neile väikestele teemonitele järele, Jumal sellele naisele, kes seda nägi unenägu ütles, ta küsis, mis see tähendab, need väiksed teemonid? Ta ütles, see on hülgamine ja üksindus. Ja kui sa need väikesed sisse lased, siis ta tajus, et ta nägi kõigepealt neid väikesi ja siis mingi aja pärast oli nagu, siis ta tajus, et üks suur teemon on tema taga. Ja see tuli nagu nende väikeste kaudu ja selle teemoni nimi oli ükskõiksus. Vaata, see oli siin, mis ma karbi peale näitasin, ükskõiksus. Aga ennem kui tuleb ükskõiksus, tuleb hülgamine. Ütleme, sa oled saanud, ütleme, see mees, kes istus seal vangis, ta oli ju hüljatud. Kas see oma vendade, õdede poolt seal Kristuses, keegi pidi ta reetma, ma ei tea seda, kas see oli veenad, see ei ole mul teada absoluutselt, vaid lihtsalt, aga kas sina, Kristus, oled vahest saanud, oled solvunud, on keegi sind solvanud? Nii, oled solvunud. Seal võib olla üks põhjus, et sul on mingid vanad haavad ja iga asi, mis kuskil sellel teemal räägitakse, üks teatud teema, mis sind kogu aeg solv. Aga tõesti, mina, Kristus, on samamoodi tõdenud, et meid on korralikult materdatud. Mitte kristlaste poolt ja kristlaste poolt. Aga ma ütleks, et kõige valusam, kui need tulevad oma perekonnast või oma sugulaste hulgast. Need olete kogenud? Teil ei ole sellist asju, jah? Minul on olnud. Täiesti tuleb siit oma suguvõsast, nii et lartsu. Ja see naine ütles niimoodi, et see hülgamine üksindus on see, mis tekib siis. Me tunneme valusaamist ja siis me mõtleme kohe, ei, nüüd ma ei lähegi sinna kogudusse enam või ma ei lähe üldse sinna tänna, ma nüüd sulgun enda sisse ja nüüd ma nagu panen ennast kinni. Aga mis koguduse kohta on räägitud? Mis ütleb Jumal? Ärge jätke oma koguduse koos käimisi. Oi, aga nad ju solvasid mind, nende hulgas ei ole üldse armastust.
Kas te mõtlete, et saatan on uusi relvi välja mõelnud, kuidas kogudust laiali pillutada? Ta kasutab täpselt samu relvi. Ja vahest on nii, et tõesti need olukorrad ja siis me tõmbame ennast üksindusse, me eraldame ennast teistest ära. Ja teate, mis siis võib tulla? Siis võib tulla see sama asi, see suur teeman, mille nimi on ükskõiksus. Ma olengi ükskõikne Jumala asjade ja isegi selle kutsumise suhtes, mis ma teadsin, et mul on. Nii, teine unenägu. See unenägu ei ole väga vana, see inimene, kes sellest tunnistas, tema ütles, ta nägi seda unenägu aastal 2014. Ta nägi, et nad olid üksikul saarel. Need käivad kõik nagu selle sama asja kohta, selle ükskõiksuse selle kohta. Et kuidas ta tuleb, mis selle taga on, mis on see tagamaad, miks ma olen, vahel kui inimene on enamasti sotsiaalne, suhtleb ja siis äkki ühe korraga, ta on täiesti nagu, aga mõnel on loomuomane, ma ei tea, ütleb, ma ei ole üldse suhtleja inimene, kui mind lubatakse olla teistest eraldi. Ma ütlesin, et see ei ole loomuomane. See ei ole loomuomane, me vajame inimesi. Tead, ma ütlen sulle, kuidas sa sellest aru saad. Juba selle järgi, kui sa teed oma koduseid toimetusi. Kui sina ka, sa elad seal väga eraldi kohas, eks. Sa vajad teisi inimesi, vajad ju? No rohkem. Ma tean, et sa oled kasutanud teisi mehi, kes on traktoriga tulnud sulle appi, seal sahkadega, mis iganes. Sa oled kasutanud. Küll on võib-olla kiirabid tulnud. Me vajame teisi inimesi. Paratamatult, kui sa ütled, oi, mul ei ole vaja. Sul on kodus kindlasti voodi ja tool. Ise tegid need või? Ise tegid oma toolid ju? Ei teinud. Jälle oli kedagi vaja. Eks ju? Nii. Meil on siin ilusad jõulutuled. Oi, meie omad. Meie tegime või? Ei teinud. Kasutame seda õnnistust. Ostsime, jah, just täpselt. Keegi tõi. See võib ka olla, jah. Nii et vaat siis on täpselt see sama olukord. See oli 2014, olime üksikul saarel ja mingi aeg nad tajusid, et öösel tuleb sinna üksikule saarele varas, kes lõikab ära kristlaste seemned. Osad seemned ta nagu lõikab osaliselt ära, osad lõikab ära täielikult. Ja ta ütles, me tajusime selles unenäos õudust ja ma ei saanud aru, kus ta on, me ei näinud teda, seega ta ei saanud mitte midagi, siis nad otsustasid ühel öösel, unes otsustasid ühel öösel, me läheme nüüd luurele, me hakkame nüüd partisanideks. Nemad niimoodi, ma räägin täpselt nii, kui see oli kirjutatud. Ja siis, mitte kirjutatud, vaid jutt räägitud, tunnistatud. Ja ikkagi nad ei saanud mitte midagi aru, nagu kõik oli nii varjatud. Ja siis nad küsisid, Jumal räägi meile, mis see on, mis asi see luurab, mis asi siin on, kes see lõikab ära neid seemneid. Ja Jumal ütles, see on ükskõiksus. Ükskõiksus tuleb alati hiilides ja märkamatult. Kui me oleme elanud läbi hülgamise, näiteks on mingi olukord, kus me ei ole vastu võetud ja inimesed sulguvad, kapselduvad ja väga sageli järgneb sellele järgmine etapp. See on huvipuudus, ükskõiksus. Inimene väldib isegi uusi emotsioone. Miks? Sellepärast, ta ei suuda pühenduda. Miks? Sellepärast, et ta arvab, et jälle hüljatakse teda. Haiget saamisega sa isegi ei pruugi aru saada, kuidas see saatanlik mehhanism hakkab sinu elus tööle nii, et sa kahtlustad, umbusaldad, puikled, sa oled kõigi suhtes ebausaldav. Lihtsalt see on kuidagi niimoodi. Kõik see sõltub nagu sellest, milliseid otsuseid sa teed. Et sa oled, ei, ma parem olen ma ei lähe sinna osatusse. Teate, ma ütlen sulle, need on saatana püünised. Ja need püünised on pimeduse tsoonis ja me kasutame neid ära. Teate, see tuleb nii lihtsalt. Keegi solvab, ma ei lähegi sinna enam. On ju, ma tegin muidugi praegu natuke lapselikult, aga see on nii. See mõte käib meid peast läbi. See käib nii lihtsalt. On mul siis seda vaja või? Sa muidu hakkama. Ma saan täitsa muidu hakkama, absoluutselt. On mul õige vaja neid siin? Milleks mul neid suhteid vaja on? Olen seal üksinda kodus, ei ole mul mingeid suhteid vaja. Vaata, kui kena rahulik on, keegi ei torgi mind. Varsti on nii rahulik, et siis sa mõtled, liiga rahulik on. Siis sa mõtled, mul ei ole midagi huvitavat, aga ise ka ei lähe. Ja siis sa oled ennast, ja tegelikult niimoodi töötab saatan, teemonlik maailm. Sa ei saa arugi, kuidas ta sisse. Ole eraldi, oi, tal on nii hea meel, pole probleemi. Aga üks probleem tekkis, mees tuli kodust välja.
Jumala sõna hakkas kuulama, noh muidugi sa oled kuulanud seda ennem ka kogu aeg, aga neid jutlusi, aga niimoodi töötab. Teate, kui palju kristlasi on kogudusest ära jäänud? Ma ütlen teile, nad palvetavad. Ma võin teile öelda, nad kuulevad jutlusi, aga nad ei ole Kristuse ihus, nad ei ole ihus, sest nad on ühe seina pandud, nagu kapseldunud, ütleme selle kohta. Nii, ja teate, seda kõike saab ravida ühe asjaga ja see on armastus. Isa, Jumal ja Püha Vaim. Ja me ütleme, no mismoodi ma armastan? Mina tean, kuidas ma olen proovinud armastada ja minu armastust ei ole vastu võetud. Sest et teatud inimesed ei suuda võtta vastu sinu armastust, sest minu armastuse keel on natuke teistsugune kui tema lapsepõlves harjunud olnud armastuse keel. Minu armastuse keel, kalli, noh muidugi laste puhul ma räägin, minu Valerika ütles, mis sa neist nätsutad kogu aeg. Aga niisugune oli minu kodus armastuse keel. Ma tahaks head teha. Sünnipäeva hommikul katta laua, sünnipäeva üllatusena alati, tead, kui muudes kohtades, ütleme, lapsed magasid, siis ma võib-olla ei saanud öösel hiilida nende tuppa ja viia sinna kingitust lauale, ja vaid siis ma panin kööki laua peale, see oli nagu kõigil, oi, hommikul nii üllatunud kõik. Meil oli oma armastuse keel kõigil. Ja Jumal ütleb, et mis sest, et nad ei pane seda armastuse keelt lähele. Proovi ikka, jätka ikka selle sama asjaga. Nii, lähen siit kohe edasi. Tegelikult me oleme ju loodud, nagu ma juba kord ütlesin. Milleks me oleme loodud? Suhtlema. Me oleme loodud armastama. Ja vot just niisuguste raskete olukordade tõttu ütleme meie, me tõmbume endasse, me eraldame. Ja me annamegi maad sellele, mille kohta me ütlesin, see suur teemon, see ükskõiksus. Teate, me oleme täitsa erinevad inimesed. Aga meil on üks ühine kriteerium, mis ma just siin ütlesin. Me oleme kristlased, me järgime Kristust, eks? Me tunneme Jumalat ja me oleme siin olenemata sellest, et me reageerime olukordadele täiesti erinevalt. Oled sa minuga kaasas praegu mõttega? Eks ju, me täiesti reageerime ära. Meie eludes, mis asetlevad, üks saab haiget, pettunud, reetlikkus, osad mõtlevad oma sees, peavad pikki dialooge. Mina olen üks nendest, kes peab pikki dialooge nendega, kes on, nagu öeldakse, midagi öelnud või teinud. Ma lausa, nagu öeldakse, ma tõesti vestlen niimoodi oma mõttes. Olen teinud seda. Aga nüüd ma olen õppinud ühte asja. Mul ei ole mõtet selle asjaga, nagu öeldakse, kibestuda ei ole. Mul ei ole mõtet nagu... Tegelikult ma ütlen sulle, see on natuke enese õigustamine, oma solvumise õigustamine. Oled sa nõus sellega või ole? Ma nii ütlen, ma olen kuidagi väga veendunud, et ma seda, et nii. Et nii, mõned võtavad seda olukorda, mis temaga juhtus, nagu ma ütlen, nagu pannkooke praevad, ühtepidi, teistpidi. Ei saa valmis, ei viska ära, tead, muudku aga praevad. Ja ikka, seal on üks asi, nad ei suuda andestada. Juba mõtlevad, et peaks andestama, juba andestab ja siis võtab tagasi üles. Ja siis selle kõige käigus võib tekkida täiesti selline mõte, ma ei tahagi enam võidelda. Ma ei tahagi enam selle suhte pärast vaeva näha. Ütleme, abikaasadel midagi juhtub, eks ole. Et ma ei tahagi sellega enam, elame kuidagi üksteise kõrval, hakka nüüd vana inimene või lahku minema, eks ole. Kuidagi imbun seal või olen seal. Unenägu 3. Siin räägitakse sellest, et oli üks mõjukas vaimne juht. Selles unes anti talle juua, ta ütleb selle kohta mürki. Ta ütleb, see oli niisuguse nagu katseklaasiga, ta ise nimetas seal mensuuriks seda, mis iganes ta oli. Ja ta ütleb, et ta pidi selle ära jooma. Ja teda nagu, keegi nagu sundis seda ära jooma. Ja siis tulid tema seal unenäos 3 asotsiaali, ütlevad ära joo, sa sured. Aga ta ei kuulanud neid. Ja just siis selle ees, kes selle unenägija, kellel siis selle ees, tema ei olnud see, kes mürki jäi, vaid keegi ta nägi, et kellelgi, kes oli juht, kes oli nagu juhtival positsioonil, tema jõigi selle mürgi ära ja hakkas kaotama teadvust. Tema oli seal kõrval ja siis ta veel saab aru, hüüab talle, kuule, anna mulle tabletti ja ta teadis, et see tablett on vastumürk.
ta ütleb, ma jõudsin talle anda küll selle. Aga seal unes ta teadis, et see vastumürk ei tööta koheselt, see võtab aega. Vaata, kui me inimest armastusega üles sulatame, seda sama, nagu öeldakse, ta on kibestunud, ta on pragmaatiline, ta kahtlustab kõiki, ta kahtleb kõigis, siis tegelikult see on see, et ära tee, kes see seda kuulab. Ja sellel oli nagu 2 seletust, et üks ütles niimoodi, et isa, poeg ja püha vaim hoiatasid teda, võib-olla tõesti oli isa, poeg ja püha vaim seal unenäos nagu asotsiaalid, ma ei tea, aga üks teine unenäo tõlgendus, tal oli 2 tõlgendust sellel unenäol ja teine oli see, et need olid need inimesed, kes ise olid seda sama mürki kunagi joonud. Need olid need, kes ise olid selle andeks andmatuse ja ütleme, ükskõiksuse sisse juba langenud. Ja minult oli kohe põrtpilt piibliga seal, kus ta räägib kadunud pojast. Vaata see, kus ta oli seal? Ta oli seal sigadega, ta oleks võinud ammu koju minna, ei, ta oli täiesti apaatne seal, sööb sigadega, siga külas, vaatab otsa, söön seal koos nendega. No see ei ole normaalne inimlik olukord, miks sa seal üldse oled, mine. Aga siis tuli, vaata, mõte selles kõige alandumas olukorras. Tuli, kuule, sul on isa, sul on kodu, sul on koht. Vaat need olidki seal unenäos nagu need, et on keegi, kes on ennast Jumalast eraldanud, kes on Jumalast nagu eemal hoidnud. Ja nüüd see mürk, mille ta jõi, see on saatana mürk. See on see, oledki eraldi, ja siis see, et see armastuse tablett hakkaks mõjuma, see võtab aega. Ja Nehemia 4. peatükis, seda võid kodus lugeda, seal on ka, et kui meie tunnistame mingid asjad välja, kui me tunnistame, siis Jumal paljastab plaani ja paljastab ka need sidemed, mis meie, nagu öeldakse, mis on nagu väiksed ja suured teemad, mis tahavad kinni hoida. Selline ükskõiksus, apaatsus, huvipuudus on märk sellest, et inimesed on saanud haavad oma vaimu. See ei ole mitte siuke ainult hingehaavad, vaid ja siis, ta ütleb, et see teeb teda jõuetus, ta kaotab oma visiooni, huvi elu vastu. Varem oli ta inimene, kes ta liikus oma eesmärgi poole, et Jumala teenimist ta vähemalt ei lõpetanud. Aga lõpuks läks see nii suureks, et sa oled kaotanud huvi isegi liikuda oma selle, mitte sammugi võrra. See on nagu näitaja, et see on nõiduslik tegevus ja nõidusliku tegevuse mõju. Teemonid, see on kõik nõidu, eks ole, saate ise aru, et kust see pärit on. See ei ole meie Jumala, tead, Jumal õpetab meid niimoodi, et me oleksime apaatsed. Kas tulen sellest välja või ei ole? See ei ole Jumala retsept ja tema tegemisviis. Üks prohveti koolis lausa öeldi, et kui on niisugune, see on lihtsalt jälle üks tunnistus, et ta ütleb, et isoleeritus on see, kui sa oled juba 4. tase, 5 on viimane, see on absoluutne huvipuudus, sa vaja enam mitte midagi. See võib inimese kutsumisest välja viia, kui sul igasugune huvi. Ja nüüd siis see naine, kes siis oli see, kes kuulas neid unenägusid, tema oli siis selle nagu vestluse juht või nagu ütleme, saatejuht. Tema ütles, tema elus oli üks olukord, kus ta oli samamoodi väga haiget saanud ja tema vaimulik isa aitas tema teenistust, aitas välja tulla isolatsioonis, mis oli temaga juhtunud. See mõju, mille all ta oli. Tegelikult on väga normaalne niisugune olukord, ta ütleb, meie hing on nagu kaitsevõimes. Me paneme nagu, kui midagi halba tuleb, me paneme kohe kapslid ette, me kapseldume, me eraldume, me sulgume enda sisse. Aga kui me nüüd teame, mis on Jumala plaan, Jumal ütleb, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi, armastage inimesi. Tead, minul on elus olnud olukord, ma ütlen, ma vihkan inimesi, ma olen pidanud selle oma suust ka välja ütlema. Ma ei taha uusi inimesi, ma ei taha üldse kedagi oma silmad ette. See aeg on mul ka olnud. Aga ma ikkagi astusin sellest olukorrast välja. Aga ma olin, niisuguses olukorras olen ka olnud. Ja see ei ole mingi auolukord, aga ma olin selles. Ja see ei olnud üleüldsegi nagu seotud, et keegi oleks mind solvanud, see oli üks teine olukord. Nii siis, kohe ma proovin leida selle üles. Ja
kui sinuga on juhtunud niisugune asi, reetlikkus, hülgamine, väljatõukamine, solvumine, sa hakkad tahtmatult kasutama seda vaenlase instrumente, ennast eraldada, ennast sulguda. Sa ei mõista siis seda olukorda, mis tegelikult sulle on antud. Sa oled oma armastava isa laps. Kas sa üldse tead, kes sa oled? Mäletate, ma lugesin teile alguses ette, mis Jeesus meile kõik on andnud. Ma ei alustanud tühjast kohast seda jutlust. Ma alustasin sellest, et ta on meile kõik andnud, kõik annid, kõik eluks ja külluseks ja kõik, mis iganes arenguks, ta on meile kõik selle andnud. Ja ma lugesin absoluutselt ja ma usun, et me lõpus jõuame lugeda Kolossa kirja, et me joome seda tugevust temast. Kui ma olen ükskõik millises katkises olukorras, kuhu ma peaks jooksma kohe? Oma Jumala juurde. Tead, sul on õigus kõik tema ees välja valada. Ja tead, üks asi on veel, mida mina olen oma elus kogenud. Tead, vahest ma pean nagu mõnele oma kaaskristlasele ka välja torisema, mida ma tunnen. Tead, torisen ära ja paneme koos selle asja maha ja lähen edasi. Toimiv retsept on ju, me oleme seda küll teinud. Tead, vahest kohe nii aur käib üle, et tahaks kohe tühjaks ennast rääkida. Vabaks rääkida. Nii. Ja kui sa veel ei tea, kes sa oled oma isa jaoks, kes sa oled tema kuningriigi jaoks, siis sa võib-olla tõesti ei põgenegi tema lähedale olusse. Sa võtad tahtmatult kasutusele need vaenlase relvad ja tõmbadki kookunisse. Alguses näib, et see isegi kaitseb sind teatud aja pärast, saab see sinu elus nagu sarkofaagiks ja me kaotame ühenduse selle elava veeallikaga. Meil oli just ennem pärast ülistuse lõppu oli üks vennal ilmutus, ta rääkis, kuidas ühesõnaga Jumal on lahti lasknud ühed voolavad jõed, kus mööda me liikusime. Aga kujutad ette, kui sinu kõrval olev elava veeallikas on nii kuivanud, et see kraav, kuhu sa sisse astud, sul ei lähe isegi varbad üleni märjaks. Vaat niimoodi niriseb. Miks see vesi nii vähe? Vaat vahest me tunneme, et mul ei ole nagu seda elujõudu, mul ei ole seda elumahla, mul ei ole seda elutahet. Ma oleks nagu viimase piiri peal kogu nagu pigistaks midagi välja. Ma arvan, see on teemonlik. Ja kus kohas sa saad selle tarkuse ja abi? Tule kogudusse, palvetame ühiselt. Ega me ei ole sensitiivid siin. Ma juba kaugelt tean ära. Vahel tean ka, kui Jumal ilmutab ja annab mulle tarkuse. Aga vahel tõesti tuleme kokku, paneme käed peale, palvetame. Täna ei saanud vastust. Jumal ei taha sulle vastata. Täitsa bullshit muidugi tahab. Vahel on vaja meil paar päeva kasvada. Vahel on vaja sa otsiksid Jumalat, otsiksid vastust Jumala sõnast. Kõik see on areng. Ja nüüd süda võibki olla täiesti konserveeritud olek. Ma olen tänu kõik need võrdlused, mis iganes saab südame kohta öelda. Ma ei tea, kas kõik, aga omast arust olen proovinud. Ja süda võib olla nagu oleks konserveeritud olekas. Nii. See on olukord, sa ei huvitu millestki. Sa oled nagu purki pandud. Lihtsalt oled. Kõik on näha, kuuled. Aga siuke tunne, nagu sa ei elakski. See olukord ju algas kuskilt. Valvake, et hülgamist ei saaks, sellest hülgamisest ei saaks sinu vangikong. Eriti, kui need on, ma just toon selle esile, kui need on su lähedased, su sugulased. Ja teate, ma toon väga hea võrdpildi. Jeesus oli see, kes oli oma sugulaste poolt ka taga kiusatud ja hüljatud. Oma jüngrite poolt samamoodi reedetud. Nii et meil on väga kõrge eeskuju meie ees. Meil on ikkagi see tarkus. Jumal on meid vabastanud surma ja patu needusest selles sfääris. Ma annan andeks tegelikult, sest ma tean, et Jumal armastab. Ta võtab mind vastu tingimusteta. See Jumal, see kadunud poja isa võttis ta vastu tingimusteta. Ta ei ütle, on sul nüüd raha täitsa otsas või? Ei öelnud ju talle niimoodi, eks? Ja ma usun, et kui te elate läbi tema armastust, tuleb õppida tegelema kohe, mitte sulguma endasse. Ja tõesti, nagu ma siin enne nimetasin, et praegu kogudustest on väga palju ilma jäänud, sellepärast nad on haiget saanud. Me oleme ise siin ja seal kuulnud neid tunnistusi küll ja Jeesus oli, jälle lähen tagasi, Jeesus oli ülvatud. Tema ju alustas selle koguduse, eks ju.
nii et siis mõtled, et mis siis on see, mis tema alustas, see, kus tema oli usu alustaja, nüüd need hakkavad talle vastu. Tead, Jeesus teadis, mis on inimloomus. Ja kui sa tead prohvet Hooseat, tuleb meelde, mis prohvet Hoosea tegi. Püha vaim käskis tal abielluda Hoora naisega ja kasvatada üles need, kuidas selle kohta öeldakse, need lapsed, need, ei tule meelde see sõna praegu. Et see, ja sohilapsed, vaat see sõna oli sohilapsed. ja kui sa mõtled, et praegu, kui sina oled prohvet, no mina olen vahest prohveti ainult Jumal kasutanud ja kui ma kellelegi profeteerin, ma lähen vahest väga kaasa selle sõnumiga. Midagi ma olen õppinud nende aastatega, annan sõnumi ära, kõik, aga ma tean algaastatel, ma väga nagu mõtlesin, ma läksin selle sõnumiga niimoodi kaasa, et see ja vahest Jumal annabki meile teatud tundeid tunda ja see prohvet Hoosea mu meelest oli just täpselt, Jumal andis ühe võrdpildi ühele prohvetile, mida tunneb Jumal, kui ta ära tõugatakse. Kui palju Iisraeli rahvas on teda ära tõuganud, kui palju on ta jälle, ta ütleb, kuule, käige mu seaduste järgi, ma ju armastan teid, siis ta karistab neid ja varsti ta juba armastab neid ja jälle ta õnnistab ja hellitab neid. Olete ju kogenud, terve piibel räägib sellest. Ja nüüd meie arvame, et me oleme nagu välja tõugatud, Jumal ei jätku meile enam armastust, täitsa vale jutt. Tulge alati, isa ei saa oma isiksust eirata, ta on püha Jumal, ta on armastav Jumal, ta tõesti karistab ja siis ta armastab ja andestab. Kui me räägime Taavet ja Betseba lugu, laulud 51, kui Taavet on jõudnud sellesse olukorda ja aru saab, ta ütleb, ära võta minult ära oma püha vaimu, ära võta minu seda head vaimu ära palun võta seda ära. Ja mis siis Jumal tegi, võttis ära või? Ei võtnud, see mees parandas meelt kõige selle juures. See mees otsis Jumalat ikkagi, ta sai väga hästi aru, et oli väga mööda pannud. Inimesed, kes on teenistuses, vaata väga paljud inimesed, kui sa oled teenistuses, inimesed võivad sind hüljata, neile ei meeldi võib-olla su sõnum, mis iganes, mis sest, et sa räägid Jumala sõna, nad ütlevad, et täiesti jama. Aga kui Jumal on sinuga koos, Jumal on minu partner, me oleme temaga koos, kuidas öeldakse, vaat need on tandem lennud, eks ole ju. Ma ei saa teha Jumala riigi tööd, kujutate, aastas 32 aasta läheb juba ja kõik need, mis ma olen teinud, kindlasti on ka minu lihas need asju, aga kui Jumal midagi ilmutab, ma olen tema partner, ma küsin tema käest. Ja niimoodi me kõik kasvamegi. Kasvame selles tarkuses, et teate, eksisteerib niisugune asi nagu täiskasvanulikkus. Ja võt täiskasvanulikkus peaks tulema siin kohal nüüd sisse, kui keegi meid tahab välja tõugatakse, kui keegi meid ei mõista, siis mina tean, kes mina olen Jumalas, mina tean, et ma olen tema tütar, ma otsin abi tema käest, ma jooksen tema juurde, et tegelikult mis koht siis see kirik on, ma ütlen teile, kirik ongi rehabilitatsioonikeskus. Kirik ongi tegelikult Laatsaret. Siin ongi teed, kes tulevad vaevatud ja koormatud. Jumala sõna ütleb selles 161. Sa oled mind võidnud, et ma aitaksin neid vaevatud, koormatud, tõustaksin nad üles, julgustaksin neid. Kui inimest tahad aidata ja ta ei luba ennast aidata, no ma ei saa teda vägisi aidata. Aga ma lähen, proovin ikka mingi aja pärast, ikka uuesti jälle armastada. Väljapääs on armastus. Vastu mürk sellele kõigele hüljatusele, sellele on armastus. Ja nüüd üks nägemus siis veel, et vaata kui huvitav, kuidas mulle, ma mõtlen, see tunnistuse sõnal on päris võimas, nagu ütleme, võrdpilt, kuidas Jumal on andnud need võrdpildid. Ta andis ühele naisele olukorra, mille sees ta oli. Ta oli väga tugevalt, ta on prohvetiteenistus, see, kes seda rääkis, see viimane, ta oli prohvetiteenistuses, ta oli jutlustaja, mis ta vabastusteenistusega tegeles ja siis tulid päris suured tormid ta vastu. Ja ta näeb nagu nägemuse, et ta on merepõhjas. Muidugi Jumal, kõigepealt ta nägi seda, et merepõhjas on üks kirst ja ta teab, et seal kirstus on üks briljant. Aga see kirst oli seal sügaval merepõhjas tohutute kettidega, köidikutega, kõik kinni seotud. Niisugune, no nagu, tõesti nagu ma ütlesin enne, nagu kookon, nagu sarkofaag, nagu vangla. Ja Jumal ütleb talle, tead,
sa suudad avada küll selle kirstu. See on see sinu elu üle pandud, sinu kutsumise peale pandud Jeesuse võidmine. Alati sul on see võimekus ka ennast vabastada. Inimese süda on väga pragmaatiline, ta on midagi kogenud, kohe tuleb see vana halb kogemus plats esile. Kohe, juba kaitsed ennast, eks? Oled kuri kibestunud. Aga toome tagasi selle koha. Jeesust ka kiusati. Jeesust ka tõugati välja. Kui sa oled saanud, no me räägime siin täna kristlasteks, need, kes usuvad ju Jumalat, kus kohas sa teist päästeväge võtad? Ma ei lähe saatana väega vabastama ühtegi inimest, eks? Ja siin oli ka see nägemus, et see Jumal ütles, tead, sina oledki see kirst seal mere põhjas, aga ma olen andnud sinule kutsumise ja sellel kutsumisel on võidmine ja see võidmine vabastab selle briljandiselt kirstust. Ja siis, kui ta oli seda teinud, ta hakkas palvetama. Ta ütles, et ma võitlesin mitu tundi, selle tundega, mis ta sees oli, otsustas, ma annan andeks ja siis ta nägi nagu nägemuse edasi. Ja see nägemus on selline, kuidas siis Jumal võttis tema südame, tõstis oma käe peale ja ta ütleb, ma näen ühte pulseerivat, täiesti elavat südant, aga ainult südant. Niuke punane ja täitsa tuksub ja elav süda. Ja siis Jeesus, Jumal, ta ütles vist Jeesus, jah, et Jeesuse käes siis oli, võttis sealt ühe kivi, mis oli visatud sinna südame sisse. Ta ütles, ma pean, ja mitte see, et ta näitas, et ta opereerib, ta ütles, ma pean need kivid siit südamest ära opereerima. Ja ta võttis selle kivi ja nagu tegi oma sõrmede vahel niimoodi ja pani selle õe peas oleva selle tiara peale kiviks. Siis ta võttis ma pean selle ära opereerima, muidu see imbub sinu sügavale südame sisse. Ma pean selle ära opereerima, siis võttis järgmise kivi, pani jälle uuesti siia selle tiara peale selle kiviks. Ja kolmandaga, see oli 3 kivi oli tal. Ja siis ta ütles, aga nüüd, kuna sa oled ju kasvanud, sa oled ära, ta ütleb, ma näitan, mis olukorras sa oled. Siis ta võttis selle naise südame ja äkki oli tema peo peal teine süda veel, teise peo peal. Ja see oli palju suurem. Ja ta ütles, ma teadsin, et see on Jeesuse süda, see suurem. Nüüd ta võttis selle naise südame, pani sinna Jeesuse südame sisse. Ta ütleb, tead, nüüd sa oled varjatud ja kaitstud. Ükskõik mis sinu, sa oled Jeesuses, Kristuses. Sa oled hoitud ja varjatud. Ma olen sind pannud sellisesse imelisse taevalisse olukorda. Sest nüüd sa oled täiskasvanud kristlane. Sa juba oskad kohe vastu seista nendele solvumistele ja haiget saamistele. Ära luba seda kivi enda sisse imbuda. Kas minu jaoks olid need näited, väga ehedad, minu jaoks olid need minu ilmut, või ühesõnaga, et ma mõistaksin seda, kui olulised on need asjad. Ja need 2 südant sai niimoodi ühendatud. Ja siis järgmised kivid, mis tulid selle südame vastu, need lendasid nagu rikošetiga minema. Täiesti, nad ei puudutanudki üldse. Vaata, mina nüüd, kui ma olen juba, ma ei tea, mulle tundub vahel kivid, mis lendavad mu suunas, ma isegi tunnen, et kas midagi on valesti või? Nad ei tee mulle enam haiget, need kivid. Ma lihtsalt saan korraks nagu torkab, saab löögi, eks ju. Aga nagu ei toimi ja täpselt siin ta näitas, kuidas need kivid lähevad rikošetiga nagu suure korra puudutab ja lähevad minema. Ja ta ütleb, sa oled nüüd tema jõus, sa oled nüüd tema väest. See on see tõesti nagu tervenemine sinu sees, on see armastus ja see on supertablett. Sul on täielik tarkus rääkida kogu oma olukord Jumalale ära, kohe väga kiiresti andestada. Kirja koht, mida ma ennem kui ma seda jutlust üldse tegema hakkasin, ma uurisin Kolossa kirja. Mitte selles mõttes ei uurinud, ma mõtisklesin, lugesin. Ja nüüd ma palun, et sa võtaksid lahti Kolossa kiri. Seal on lihtsalt üks imeline olukord, mida Paulus räägib. Et tema, nagu ma saan aru, tema on väga palju ju kogudusi alustanud, eks? Ja nüüd ta kirjutab erinevatele kogudustele ja siin on kiri kolosslastele. Ja ta ütleb niimoodi, 1.9. Kolosslastele 1.9. Seepärast ei ole ka meie sellest päevast peale, kui me seda kuulsime, tähendab evangeeliumi sõnamit kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetakse tema tahtmise tundmisega.
kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises. Kui sa nüüd ei tea, mida kellegi eest palvetada, siis tegelikult või iseendalegi midagi palvetada. See on väga oluline palve, et sa oleksid Jumala tahtmise tundmise sees. Mis sa küsisid? See on Pauluse kiri kolosslastele 1:9 ma praegu loen. Peale filiplasi, peale efeslasi. Nii. Ja et te käiksite issanda väärilist talle kõigiti meeldida püüdes. Ahaa, see on täitsa normaalne, et me tahame Jeesusele meeldida. Täiesti normaalne, et me tahame talle meelepärased olla. Kas ei ole? Siit kirjast tuli väga ilusti välja. Kandes vilja igasuguses heas töös. Vaata, enne me olime mõeldud headeks tegudeks, mäletate, me just lugesin, eks. Nüüd me oleme igasuguses kasvades Jumala tundmises. See polegi iseenesest mõistetav, et me tulles Jumala juurde kõigest kohe aru saame. Me kasvamegi, see on normaalne, kasvamegi tema tundmises. Otsi, sul on aega otsida. Ma olen seal Kolossa kiri, 1. peatükk. Kolosslaste. Nii. Ja nüüd ma liigun siit 9. salmist ja liigungi edasi niimoodi tasapisi. Ja veel, mida me võiksime palveta, mida paluda, mida tahta, et te saaksite vägevaks, nüüd ma olen 1:11 kolosslastele, ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda, kõigeks püsivuseks, pikaks meeleks, rõõmuga tänades isa. Kui me täna siin Jumalat kiitsime ja tänasime, siis tegelikult see on Jumala lapsel normaalne olek. Ma tänan, ma näen, mis ta teeb. Leidsid? Tore. Nüüd ma olen 11. lõpetasin, nüüd ma olen 12. salmi, 1:12. Et me täname isa, kes teid on teinud kõlbulikuks, et osa saama pühade pärandist valguse riigis. Vaat see on see sama Jumala kuningriik, see on see valguse riik. Me oleme ikka juba taevasse tõstetud. Meil on pärand, me vaatame, me sinna poole üles vaatame. Me oleme asetatud taevasesse olukorda. Saad sa aru, see on mitmes Pauluse kirjas kinnitatud, see on niisugune tunne, et kui sa tahad näha ja kui sa loed ja natukene mõtiskled, vahest mina olen lasknud jooksuga need üle, ma olen seda lugenud ja lasen, ma olen lugenud, niisugune tunne nagu jõua kohale. Aga kui sa niimoodi tead, hakkad nagu nokkima kohe iga sõna kallal, see on juba tehtud, see on juba toimiv, see on juba mulle kingitud. See ei ole niisama, ma pean kuidagi taotlema, ma pean kuidagi veiderdama Jeesuse ees, ma pean kuidagi 13 salm, kes meid on kiskunud välja. Kujutage ette, mismoodi ta meid on välja tõmmanud sealt pimeduse. Ta lausa kiskunud, käristanud meid välja, tõmmanud välja. Pange veel mõned niisugused need, selle väärilised sõnad. Kiskuma, tõmbama, katkuma, rebima, just täpselt, vaadake nüüd, kui sügavaks see sõna läheb. Ta on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud kuhu oma armsa poja kuningriiki. See on ju see kuningriik seal, kus Jeesus praegu on isa juures. See on seal, kelles meil on lunastus ja pattude andeks andmine. Tema on nähtav Jumala kuju, 15 salm, seesama Kolossa kiri. Kogu loodu esmasündinu. Tema läbi, vaat nüüd tuleb üks väga huvitav aspekt, ära mine nüüd praegu laisaks selle lugemisega, võta lahti. Pauluse kiri Kolosslastele 1:15. Nii, kogu loodu esmasündinu. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Oot. Nüüd kuskil ma olen piiblit veel lugenud, piibel ütleb, me ei võitle ju selle sinase maailma, vaid taeva aluste kurjuse vägedega. On ju, oled lugenud seda kohta, eks ju, tead ju seda kohta. No vot, aga kui ta ütleb, et algselt oli kõik allutatud talle ja Filiplastele 2,
20, ära sa võta praegu, aga lihtsalt seal ütleb, et kõik on alistatud Jeesusele Kristusele, selle kirkuse ihule, ta suri, tõusis üles, kõik on alistatud temale. Ja siin ka ükskõik missugune valitsus, ükskõik missugune võim, tegelikult on algselt kõik tema omad. Kurjus on tulnud vahele. Tema ise on enne kõike, kõik püsib koos temas ja ta on oma, oi kui tähtsad sõnad, oi kui suured sõnad minu jaoks, ta on oma ihu koguduse pea. Jeesus on oma ihu koguduse pea. Kui ma ei tule kogudusse, ma olen peata, ma ütleks. No on niisugune inimesed on tööl või kus iganes, et sa iga kord, aga sa mingi aeg ikka saad tulla. Sa tuled oma koguduse juurde. See on niisugune võitmine, see on üldine, see on mingi niisugune asi, mida ma arvan, et me hakkame seda alles aduma. Jumal hakkab seda ilmselt tegema, sest praegu, nii nagu Bob Jones tunnistas või tema ütles, tal on iga 100 aastat on profeteeringud ette ja praegu on just nimelt seesama, on perekonna aasta, perekonnas kümnendik, mis ta kuulutas ette, koguduse perekonna ühtsus. Tema on algus esmasündinu surnuist. Kõigis saaks, et ta saaks kõigis esimeseks, sest Jumalal ei ole olnud hea meel lasta kogu täiusel, sest Jumalal ei ole olnud hea meel lasta kogu täiusel temal elada ja lepitada tema läbi enesega kõik nii hästi. Nüüd tuleb jälle seesama katarsis või see nagu öeldakse, ahaa, maapealsed, taevased, kõik väed tehes rahu tema ristivere läbi. Plaan on täielik. Strateegiline plaan, võimas plaan. Niisiis, ma täitsa soovitan sul lugeda seda Kolossa kirja. Ta ütleb, et Kristuses on meil kõik tunnetus antud. 2-3, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded lausa. Sina oled üks Jumala aare, sest ta teeb sinuga tööd. Sa oled võrratu briljant, mida ta siiani on lihvinud ja jätkab tegemist. Ta ütleb, me saame avalikuks ühel päeval. Oled kuulnud seda kirja kohta? Ta teeb meist ja ta teeb meid avalikuks. Me oleme praegu niisugune tunne nagu, on üks niisugune punt siin, tead, üks väike tsunft. Ei ole väga avalik. Ei, me oleme jah, selles mõttes tõesti, me oleme tõesti avalikud. Aga kui me räägime selles mõttes, et mis me siis oleme, kui palju me mõju avaldame, tead, las jääda see Jumalale. Tee sina oma osa, täida sina oma kutsumist ja küll Jumal laseb sellel ka välja paista ühel ajal. Kuidas kuulume me 10 Eesti mõjukad. Mida siin? Võt seal Delfis Eesti mõjukad on ju. Ja Eesti mõjukad, just täpselt. Ja, just täpselt, meie olemegi need Eesti mõjukad. Just kogudusele me oleme need Eesti mõjukad, et kuri ei saaks täieliselt mõjuda. Ja siis ta ütleb selles lauludes 91, sa võid kõndida madudest, skorpionitest, lõvidest üle. Tead, ma olen kogu mõelnud, et mismoodi ma seal lõvist üle astun, päris suur loom teine. Ja ülepakt ei ole. Ja siis ta ütleb veel nüüd, ja seal on draakon ka, ütleb, et väikse draakon. Ja, et kõnnid üle, see ei tee sulle viga. No mul täitsa poobik, ma võin sellest lõvist üle hüppata. Jumal ütles, ta on sulle väe, ma tõmban sealt üle nagu lirtsub. Et ma olen ju kõva hüppaja, te teate, ma olen ju vana balletitantsi, eks ole ju. Et see ei tee mulle kahju, 10 000 langeb siit ja sealt, et langejate üle mul ei ole väga hea meel. Aga see, mida ma täna sulle tahtsin öelda, tead, ärme lase saatanal valetada ja ennast panna ei kuskile vangi, eraldada, öelda, rääkida seda, et mina olengi loodud, et olla eraldi teistest. Tead, ma ei usu seda isegi siis, kui sa mulle sellest jutluse teeksid. Ma leian sulle ikka vastu väiteid. Ei, me ei ole keegi loodud elama eraldi üksinda. Juba kas või see sama fakt, kuidas Jumal meid on loonud. Sul on kopsud. Sa hingad õhku. Ise tootsid selle õhube. Ei tootnud õhku ise. Kopsud, ütled, okei, on sinu omad. Aga tead, kui sa hingad seda hapnikku enda sisse, terve su organism saab ju seda hapnikku täis. Kopsud ei mõtle ainult ise endale, eks? Teed mingit rasket tööd, ühe käega ei jõua, võtab teine käsi, tuleb appi. Vaata, kuidas me oleme loodud tegutsema koos. Täpselt samamoodi vaimulikult. Üks ei oska, teisel on teised annid, tuleme kogudusse, erinevad annid hakkavad tööle. Me oleme näinud, kuidas Jumala annid hakkavad tööle siis, kui kogudus tuleb kokku. Alles meil oli siin palvekoosolek, eks? Mitte eelmine, üle-eelmine.
prohveti and voolas nii, et tšuu! Ta ei pidanud isegi vahepeal palvetama, ta pani käe ühe peale, teise peale, kolmanda peale. Oli ju nii või? Jah, oli ju, eks? Jumal tahab meid alati kinnitada. Aga üks asi, mida me ei saa ikkagi ära unustada, me tuleb läbi katsuda need sõnumid. Ja see, mida ma täna sulle ütlesin, tunnistuse sõna ja Jeesuse vere, kui võimas võib olla tunnistuse sõna, kui võimas võib olla see, et meid on verega, see ei ole meie oma pingutus. Nii, ta on oma ihu koguduse pea, mida mulle ikka, ma olen kuidagi nii eufoorias sellest. Jumala sõna 1.37 Kolossa kiri ütleb, jääge kindlaks sellele kutsumisele, jääge kindlaks sellele. Et teie südamed, 2.2, et teie südamed oleksid, et see tunnetus, mis teile on antud, see, mis on, kelle sisse te olete peidetud, see, need tarkuse tunnetuse aarded, see oli 2.2, mis ma teile just ennem lugesin. Kolossa 2.7, teil oleks juurdunud, üles ehitatud, et te oleksite ülevoolavad, tänulikud, et kogu täius elab temas ja on teis ka. Tema on kõikide asjade algus, temas püsib kõik koos. 2.7 praegu tsiteerisin. Kõik ülemused, valitsused, troonid, kõik alluvad talle, sest algselt on kõik mõeldud. Okei, nüüd on tulnud vahepeal ka nüüd teemolikud võimud ja valitsust, aga kõik ikkagi lõpuks alistub talle. Kõik alistub talle, nad ei saa lõpuni võidutseda. Kõik alistub meie issandale. Aamen. Ma tahaks veel öelda, et need valitsused meelevallad, kui ilusti ta ütleb. Ta on need paljastanud, avalikult häbistanud ja võidetud. Ta võidutseb nende üle Kristuses. Kõik seal Kolossa kirjas. Halleluuja, isa, me täname sind sõna eest. Me oleme väga tänulikud, kui võimas on Jumala sõna. Kuidas ta julgustab tema lapsi. Kuidas me võime öelda, igasugused suured ja väikesed teemonid, Jeesuse nimel, ma lõikan läbi need köidikud, ma ütlen, et te ei hoia meid kinni, sest me oleme loodud kõigi heade tegude tarvis. Sina oled andnud meile võidmise. Issand, me oleme siin, meie elu on eesmärgiga. Jeesuse nimel, issand, ma palun, et sa teeksid iga ühe elus, kes kuulab seal internetis praegu ja järele. Ma palun, et sa teeksid seda tööd. Ei ole mõõdul piiri, oled sa 85 või 95. Ei ole piiri, vaid Jumal ütleb, meie läheme siit elust otse sinna taevasesse olukorda. Meil on üks elujoon, kus me kasvame, õpime, me oleme, kes on kindralid, kes on sõdurid. Meil on iga ühel oma kutsumine ja ma tänan, issand, et täna õhutatakse üles kutsumised, täna õhutatakse üles kõik valed, millega kurat on meid peibutanud ja kinni hoidnud. Täna me tõuseme kalju peale, ütleme, issand, me poeme sinu külje alla peitu, me ei lase sust lahti ja me läheme edasi, me lõpetame selle võidujooksu. Praeguses olukorras me lihtsalt jookseme edasi Jeesuse nimel, sest me teame, et meie eludel on mõte, eesmärk ja Jumal on meie kõrval. Meie ees ja meie taga, sest kõik hoitakse temast koos. Aamen. Ja nüüd küsin, missugune on siis tänase jutluse pealkiri? Kas vastumürk ükskõiksusele, vaid olen juba keegi ja olen juba kuskil? Vastumürk. Sulle tundub vastumürk. Nii, teised, nii et siis kui te jutlust otsite, siis saab olema vastumürk ükskõiksusele. Aamen.